tere kallid pealtvaatajad ja just täna ma mängin, nagu ma lubasin, mängin Heroes and Legends. Ei, Heroes and Generals on andeks. Andke andeks ja iganes. Nüüd algab see mäng. Ma skipin selle. Okei, pole vaja ka. Iganes. Nüüd hakkab kohe seda. Ma tulen tagasi kohe, kui seda hakkab, sest nüüd hakkab aegselt laadima. Ja ma olen nüüd siin tagasi. Ja siin nüüd peab Ameerika kaitsma ja mina olen muidugi Ameerika. Ja siis siin alguses sa saad valida endale rühma. Mina võtan infantry ja lähen siis siia. Siin sa pead mängus nagu suhtes on nagu mõtlemismäng, sellepärast siin sa pead nagu see ongi selline simulaator, nupud on täitsa tavalised, kõik nupud on nagu samasugused ja kiirega vaatad relvi ja sa pead uusi relvi astma ja veega viskad relva maha. Ja mis mulle meeldis, mis nupuga see oli küll, aga said endal okei, B-ga saad binoklid ja siis on asjata ja siis sa said ka enda sihikut üles-alla liigutada ja see ongi nagu päris seda, kõik on päris nagu ja siin saab ka rattaga sõita. Miks see meid peale küll ei võta, ma ei tea. Okei. See on nagu mina sõpradele olen seda mängu seletanud nagu teise maailmasõja Battlefield 3. Et kõik asjadega sõita, tankidega, autodega, lennukitega, ratastega, mootorratastega. Sul on väga palju relvi. Aga muidugi kõik on nagu teises maailmasõjas. See ongi nagu ja kaardid on ütleme 4 korda suuremad kui Battlefield 3-s. Ja see mäng on iseenesest väga raske. Nii et kui see mäng läheb mul hästi, siis ma saan rank 3 endale, mis on mitte kõige kergem saada. Siis mina olen praegu, kui sul on 100% näiteks see Assault XP, siis sa saad uue ranki, aga minul on praegu 99. Ja kui mul läheb hästi, ma saan 100, see on uue leveli, aga kui mul ei lähe hästi, siis ma lähen jälle 98 peale. Ma olen seal ja rünnatakse seda, nii et ma lähen. Mulle meeldib suht nagu snaiper olla, mulle meeldib nagu väga sõja keskel olla, see ei ole kõige kergem võib öelda. Oi, näe, sakslane. Ma ei saanud siin väga hästi pihta. Oi, vaata, kes see on. Kurat. Nad liiguvad nagu paigal ei oska nagu üldse olla. Siis kui ma praegu oleksin seal lähedal. Ja ma sain surma. Sellepärast see viskas mind granaadiga. Mis ei ole väga mõnus. Nüüd minu seis on 1-1, sellepärast et mul on sihik valesti, aga vaatame nüüd ka nuppudele. Siin on väga palju nuppe, nagu näete. Ja ma ei hakka praegu näitama, see on tõesti, see võtab oma 2 minutit kõiki nagu tutvustada. Nii et kuna mängus vaadaks seda mängu ise ja mul läägab praegu, ma ei tea miks. Mu internet on nii halb viimasel olnud, et ma ei ole saanud seda videot teha. Ma olen nii palju tahtnud seda teha, aga ma läägin, nagu sa näeb praegu, ma läägan nii palju, et ma ei tea miks. Aga loodan, et see ei ole kauaks. Sellepärast muidu mul on internet päris hea, ei lääg üldse, aga nüüd on midagi tõesti.
oi, ja kuidas nemad niimoodi pihta saavad mulle, ma ei saa. Jooksin siia puu taha. Ma usun, et ta tuleb mulle järgi. Ja graafikad on mul praegu meediumi peal. Aga hai on nagu normaalne. Oota, niimoodi ei unustada. Okei, nüüd on hea. Ja pane praegu graafikad laua peale, siis ma oleks mäng natukene. Ma saan, kuna mul on praegu internet jaob, siis ma näen. Nagu sa näete, neil on snaiprid, nii et nad saavad mulle poole kergemini pihta. Mis on nende jaoks väga hea, minu jaoks ei ole. Ja kõik nagu siin mängus on kõik nagu internet, sellepärast ma isegi ei tea, miks mul internet nii alt praegu on, täitsa okei, siis ma ei saa liikuda. Mida asja? See on nii raske, sest see on võimatu. Ma nüüd jooksen selle. Okei, A3, okei. Vaatame siis A3 ära. Ja ma usun, et sellest videost tuleb ka 2 osa. Sellepärast, et need asjad ole. Ja hetkel sõda võidab Ameerika, mis on minu jaoks päris hea uudis. Mulle päris meeldib Ameerika võidab, sest ma on ise Ameerikani. Ma saan rohkem raha. Oi, vaatame, kuradi läksime. Ka siia. Saingi ära tapetud täitsa. 3-2. Võib-olla pole kõige parem, aga te näete, mul oli internet on ka kõige parem. Et praegu, ma ei tea, loodetavasti mul järgmise nädala paiku on parem internet. Aga see hääl käib närvidele rämedal. See käib nagu iga kord keegi saab kuidagi kätte ja siis see hääl tuleb ja mis sa arvad nagu siin täiega võetakse asju üle. Ja see hääl tuleb vähemalt 3 korda minul iga 10 minuti jooksul. Ja hiljaks. Aga nüüd nad teavad, et ma siin olen. Saan jälle maha. Need minul, kui mul on internet all, mul on low setting, kui on natukene parem mängida. See võrd jookseb. Täitsa väkis ja lääg praegu lükkas mind puu taga ära, nii et see aga praegu läheb mul kõige halvemini, nii et võib öelda rank 3 on käes. See on vähemalt midagi head. Ja siin mängus siis niimoodi hiilida ei saa nagu sa tavaliselt hiilid, et saab pihta siis mingi aja jooksul hiilid. Kui jääb see damage nagu sisse ja siis sa saad ainult hiilida. Ja võib öelda, et seda ei ole väga palju siin. Ja see on nagu väga palju teisi asju ka, millest ma pean kunagi varem. Millest me peame rääkima teine kord. See on suht minema. Ma näen, ma tahaksin jälle ühe tüüri ära.
praegu võib öelda, et vastasel ei ole kõige paremaid YouTube'i kanalid. Väga ei ole näiteks 9-8, päris normaalne. Mul on 7-3, mis pole väga kõige halvem. Vot niimoodi. Nagu kui te olete näinud minu videot, siis ma teen ka Dota 2 giveaway, mis on päris kõva. Ja see juhtub siis, kui see video, see Dota 2 video saab 20 laiki. Kui mul on 20 laiki ja 20 subscriberit ja kõik need, kes laikisid ja subscribe'isid, kirjutavad sinna video alla valmis, nemad siis saavad, aga kui vaatate videot, siis saate täpsemalt teada ja ma soovitan teil selle videot vaadata. Ja see ei ole väga raske, et päris kerge on saada, sest mul pole kõige rohkem subscribereid veel, sest mul ei ole veel vana channel, mul pole kõige rohkem videosi ja aga jah, praegu keskenduma mängule. Ja nagu ma näen, siis praegu ei ole siin mitte kedagi, ma olen päris üksildane siin, aga ma olen siin üksinda praegu. Ma kunagi veel kedagi näen siin. Minule meeldib niimoodi rohkem metsas huitera, sellepärast et ma saan vähem surma, niimoodi. Miks mitte kedagi ei ole nagu? Keele, mis tahab olla. Ja see ongi meie aeg on läbi. Part 1 on läbi, näeme hiljem.